Tere, hea kanali vaataja. Jälle taas kord kaks meest stuudios. Tere tulemast Argo stuudios. Tere. Viimasel ajal on seda juba palju kuulda olnud, on ju? Ja. Paari teemat me oleme siin lahanud nüüd koos. Ja üks teema, milles mina olen totaalne võhik diletant, isegi ei julge eriti oleksoloogiaga tegeleda. Ehk siis oletamisega. See on seos nugadel ja jahipidamisel. Mina ei ole jahimees. Sina oled jahimees? Jah. Juba tükk aega. Mitu päeva juba? Juba mitu päeva, jah. Tegelikult mingisugune võib pakkuda, et alates 12. eluaastast saadik, et võeti poisikesena jahti kaasa ja sealt see pisik tuli sisse ja hakkas kasvama ja nüüd käib siiamaani. Ja ei ole ühtegi märki, et see pisik kuhugi ära kaoks. Okei. Lastevorsti poest oled ostnud? Ikka. Okei. Sobib, maitseb. Okei, jah. Ma olen kohtunud jahimeestega, kes ütlevad, et viimased, ma ei tea, 100 aastat pole poest pidanud nagu midagi ostma peale leiva või midagi söökest, aga okei. Sibulaid ikka ja mustapipart ja soola. Ja, et liha vähemalt mitte. Aga ega sellest me täna rääkida ei tahtnudki. Et laud on meil kaetud. Laud on meil kaetud teemaga ja võt, mina näiteks ütlen ausalt, et mina võin tõesti ainult oletada, milline nuga võiks nii-öelda lastud looma kallal toimetamiseks sobida. Aga mul tegelikult aimu ei ole. Ja võib-olla meid vaatab inimene, kes on ka mõelnud, et hakkaks jahimeheks. Nagu me teame, et jahimeheks saadakse, parandamik, kui mul on õigus, sellega, et ostetakse suur kastiga maastur, on ju, liisitakse omale, siis kallid jahibrändi mingid, ma neid ei tea. Rõivad on ju. Kindlasti Kaabu. Siis on vaja osta... Jahipaasunat. Ja. Siis on vaja ilmselt osta veel lisaks, ma kujutan ette, püss või paar hinnaklassis, võib-olla seal kuni 10 000 € tükk ja veel umbes teine 10 000 maksev sihik peale või see oli odav, ma praegu ütlesin. Jah, umbes nii. Ja siis jahil käimine tähendab seda, et lihtsalt püssile õla juuakse viina. Just. See on asjast õieti aru saanud. Selge. Küll ma olen taibukas. Vana matkamehena ma võin ka öelda, et matkamine tegelikult oli siis põhimõtteliselt lõkkeres matkasaabastes tina panemine. Just. Aga hea küll naljast tõsiselt, et kas ma väidan õieti, et nii nagu on võib-olla siin bushcraftis ja survivalismis ja isegi võib-olla matkamises, et ei saa tegelikult looduses olles liiga hästi hakkama ühe noaga, et ei ole seda ühte ideaalset, mis peseb nõupeksal lapsed ja viskab viimased külasid välja. Või ma eksin? Ta on nii ja naa, eks ole, et kui sa oskad kui sul on see nuga, mis sa ütled, et see on minu käe järgi ja ta teeb minu vajadused ära, eks ole, et eks ta kipub olema, ta saab ilusti hakkama. Aga kui sul on mingisugused kiiksud, mingisugused toimingud, mis sa tahad teha teisiti või selleks kasutada teist nuga või kasutada kas teise geomeetriaga nuga, et siis jah, et võiks ikkagi neid paar tükki olla. Et näiteks kas üks pikema teraga, üks lühema teraga, et ja sealt hakkab ta siis hargnema. Aga iseenesest tegelikult ju saab ka selle ühe noaga hakkama. Aga parem oleks omada? Ütleme 2, 3. 4, 5. Võiks olla. Aga ikkagi kõige parem nuga on see, mis sul ikkagi parasjagu kaasas on. Et teadupärast kodus on meil kõigil väga palju väga häid asju, aga siis kui seda asja vaja kasutada, siis teda ei ole. Ta on kodus? Sest ta on kodus. Ja. Okei, aga hakkamegi nüüd siis teemaga nagu täpsemaks minema, et loomad on ka erinevaid, et ma saan aru... väikeulukid, suurulukid, linnud. Et ja millegi pärast minu loogika ütleb,
see nuga, millega on hea mingit lindu teha, ei pruugi sobida näiteks põdra ja metsea kallale minemiseks. Ka võib-olla. Aga räägi nüüd lähemalt, et kui nüüd... Aga tulles siis... Hakkamegi, ma ei tea, kas suurulukitest võib-olla pihta ja siis liigume sealt vaikselt, kuni vaatame, kuhu välja jõuame. Et kui me siin laua pealgi ringi vaatame, siis ütleme siuksed enam-vähem tegin valiku, et nugadest, et millega võiks siis metsa või metsast tulles siis toimetada, eks ole. Et näiteks esimene Benchmade Mountain Skinner. Et see ongi siuke klassikalise jahinoa väljanägemisega nuga, et tera ei ole, ta on ka siuke 10 sentimeetrit ja ütleme siis jahinuga võikski olla siuke 10 kuni 13 sentimeetrit, eks ole, et sellise noaga sa saad ilusti hakkama. Siis teine asi, millele pööraks siis tähelepanu, on siis tera paksus, et tera paksus võiks olla siuke vahemikus, ütleme 3,5 millimeetrit, 2,8 kuni 2,8 kuni 3,5 millimeetrit. Et kui matkanoad ja need ellujäämisnoad on siis pigem siukse paksu teraga ja nad peavad siis kannatama seda väntsutamist, väänamist, aluga peale peksmist, mida minu meelest ei ole vaja teha. Et meil on kirvesed algusid pooleks lüüa. Et siis jahinuga pigem õhuke, ta peab lõikama läbi. Et ta ei ole mõeldud siis selle paku siis laiali löömiseks. Ja tera geomeetria. Et kuna jahinoal siis ütleme siis põhikasutus saab just siis tera siis, et ütleme tipust kuni siia. Näitame teiselt poolt. Tipust kuni kuhugi selle osani, eks ole, et näiteks siis selle kas siis uluki avamise puhul või siis nahastamise puhul, eks ole, et siis just saab koormust just see noatera esimene ots. Noatera siis see tagumine pool, eks ole, see saab nüüd vähem kasutust. Kas siis näiteks jalgade äravõtmine, kus on vaja see nahk avada või siis kuskilt kõõluste koha pealt läbilõiket teha, eks ole, et siis võib-olla kasutatakse seda keskmist ja seda lõpuotsa. Et noa, ütleme siis teral on siis erinevad piirkonnad, mis siis saab kasutust. Siis ka uluki avamise puhul jagunevad jällegi mehed siis kas siis 2 näiteks. Ongi see, et kas siis avatakse siis tõmmates siis mööda nahka, eks ole, noaga. Ja ka sellega nüüd siis see häda, et kui see karva all on poriliiv, siis ja vahest on see karv ka selline, et ta nürib noa tera kohe ära. Et sul võib olla ju vöö pealt võttes terav nuga, aga selle esimeste lõigetega sa nürid omal noa ära ja selle ütleme poole töö pealt pead hakkama juba nugat eritama. Ja siis teine võimalus ongi see, et kus siis tehakse siis väike sisselõige ja edasi püütakse nüüd siis selle noateraga liikuda siis naha alt, ehk siis sellisel juhul see noatera lõikab nahka siis altpoolt ja sellega siis peaksime nüüd suutma päästa siis noatera siis mitte nii kiiret nürimist. Et see noatera siis võiks püsida siis pikemalt terav. Et niipidi. Aga seal ütleme, et igasuguse uluki puhul nii-öelda kõhu alt lõhki lõikamine pole ju ainukene töö, et seal on nahk vaja võtta. Jah, kõhuõnt avada või midagi, eks ole. Siis on ka näiteks soomlased on teevad ka siukest niimetatud konksuga nuga või siis pööratud teraga nuga, kus siis ongi, et liigutakse jällegi naha alt selle noaga ja lõigatakse see läbi lahti, et selle noal on siis see tipp, siis peab olema nüri või tömp, eks ole, mõningad olen näinudki, et on siia ka siis teraskuul on siia otsa pandud, eks ole. Jah, et just see, et kui nüüd seda liigutust teha, siis näiteks, et sooltesse sisse mitte lõigata. Et muidu peab hakkama selle pudru ja mudruga toimetama veel eraldi, et mis sealt siis hakkab laiali valguma.
et ja muidugi, kes on sihuke oskajamees, õpib ära, siis tegelikult selle noaga võib väga edukalt võtta ka nahka. Et jällegi, et ei pea teda ainult siis selleks avamistööks kasutama. Et võib ta ka siis, ütleme, peaaegu lõpuni selle uluki väärindamisel siis teda kasutada. Näiteks rootslased, Eka, jällegi jahimeeste seas sihuke väga populaarne nuga, Swing Blade. Et see on see vanem versioon, kus need põsed ei käi lahti, aga tema puhul on siis see, et lukustit vajutades on võimalik keerata nüüd see sama tagurpidi tera jälle ette. Moodustub see sama, mis sa ennist näitas. Just, ja jälle tagasi, et saab jälle selle muud tööd jätkata, et tegelikult sihuke väga hästi kontseptsioon kokku pandud, et saab liigutada. No minu silmis jällegi, ütleme, suur uluki näiteks põdra tegemisel, minu meelest see tera jääb nüüd natuke lühikeseks, et tera võiks ikkagi pikem olla. Ütleme, kitse, mets ja põrsa, teed taga ära, kopra, et seal on väiksem loom, väiksem tera, aga näiteks põdra puhul siis näiteks mina just eelistangi pikemat tera. No pikema tera koha pealt näiteks üks siin siis 13 sentimeetrit, jällegi Benchmade leuku, eks ole. Et sellega nüüd saab selle kõrid ja pärakud hästi avada. Ja juhul, kui pärast läheb siis kas kondistamiseks või portsude tegemiseks, et pikem tera mõnus on jällegi neid läbilõikeid teha, et selle lühemaga peab nagu ütleme siis nüsima ja mitu korda lõikama. Ja nüüd on siis sellel pikemal teral jällegi siis eelis, eks ole, ja mis me siis veel siin laua pealt vaatame, näiteks siis nahastamise koha pealt näiteks üks variant, et ka jällegi sihuke lühike tera, et väga edukalt võib siis kasutada teda nahastamiseks, sest jällegi seda põhikoormust saab siis see tera esimene osa, eks ole, et võib-olla jällegi seal kas kõride või pärakute tegemisel see tera jääb lühikeseks, eks ole, et peab siit kuskilt tagant otsast kinni hoidma, et sinna kaugusesse või lõppu välja jõuda, et asi lahti saaks lõigatud. Aga iseenesest jällegi, kui ta ongi sul kaasas ja see on su ainuke tera, eks sa pead sellega siis hakkama saama. No siis kondistamisest veel rääkides, siis mul on siin näiteks üks siis Falkniven F2, eks ole, et jällegi hoopis teise geomeetriaga, eks ole. See natuke meenutab mulle sellist kalafileerimisnuga. Ja, et temaga on ka hea kala teha, aga just kondistamise puhul, kus ongi seal lihaskimbud lasjad lahti lõigata, toimetada, eks ole. See on eriti saleda. Ja. See on, ma arvan, julgelt alla 3 mm. See on ka võib-olla 2,5 äkki või 2. Isegi ta juba poole noa tera pikkuse pealt on märgatavalt saledam kui käepideme juures. Jah. Tundub, et see võib üsna magusalt liikuda. Jah. Nii et ütleme, võib-olla naha võtmisega ta saab ka hakkama, aga võib-olla selleks eelistaks selle mõnda teist nuga. Aga jälle kondistamise puhul täitsa hästi toimetab, nii et pole häda midagi. Cannibal Lecter oleks oskunud hinnuta seda ilmselt. Jah. No, mis mõtleme, vaatame veel ühte Ameerikast. Siin on üks pukk. Siuke ka konksuga, et konks peaks olema kas siis naha või kõhukelme või sealt siis avamiseks, eks ole, et tõmmates. Ja siis noa, ütleme, terageomeetria peaks sobima jällegi siis, ütleme, naha võtmiseks. Aga jällegi nüüd siis osade meeste siis kogemuse põhjal nemad seda konksu siin nüüd noa selja peal ei salli, et see võib jällegi seal siis kuhugi taha kinni jääda ja tekitada muud pahandusi, et kui seal kõri võtmisel või edasi, et pigem siis ei eelistata seda. Jälle teised mehed, nendele võib-olla jällegi see sobib, eks ole, et võib-olla jälle üks nuga vähem, aga see on selle, ütleme, 2 noa siis töö tehtud sellega ühega näiteks. Mõni näide veel. No, mis meil on siin? Näiteks üks siis näiteks siis Park River. No, tuntud siuke matkasellide ja bushcrafterite nuga. Bushcrafterite lemmiki ellu. Ja aga samas toimetab väga hästi ka jahinoana. Et mitte midagi hullu, et väga hea
No, kas minu loogika peab paika, et kuna sul nagu selle looma väärindamise käigus võib tihti nuga minna nagu vastu luid, konte, hambaid, et siis omad tegelikult ka tähtsus see, mis terase margist ja kui kõva karastusega on. Sest nagu, ütleme, mina aru olen saanud, siis siin mõnigi teras, kui seda, räägime odavama otsa terastest, et karastatakse üsna kõvaks ära, siis on oht jälle, kui nüüd vastu luud läheb, konti, hammast, et lööb tera küljest killu ära. Aga kui meil on näiteks võib-olla mõni vähe peenem, sihukene kvaliteetsem, kallim teras, et ta ei peagi olema võib-olla nii karastatud, aga tema seda molekulaarülesehitus on juba selline, et ta ei lähe nürideks, hoiab tera, ta võib üsna julgelt, brutaalselt minna vastu hambaid, konte ja tegelikult tera jääb terveks. Et kui palju nüüd need asjad nagu olulised on või mida sina soovitad, et kas võtke endale nuga, mis on pehme, teed lõike, luisu peal lased üle, teed lõike ja luisu peal lased üle või pigem nuga, mis teedki terve looma ära, võib-olla teed, ma ei tea, teise veel ja siis vaadata, kas üldse on vaja teritada. Ütleme niimoodi, et meie siin see Eesti jahinugade turg on tegelikult ka nendest puukotest on ütleks üleküllastunud või üle uputatud, aga need on lihtsalt, ütleme, meil saada ja ütleb, soomlase puuko, et see on ka hea jahinuga. No siin on ka kaks näiteks soomlast. Et nende see HRC ongi madalam, et nad ei ole roostevabalt terad, et neid peab ikkagi hoolitsema, et kui jahihooaeg on läbi, siis tunne ikkagi huvi, mis su nuga teeb, eks ole, et sest ta võib seal tuppes minna roostetama, et käia paituda ikkagi aeg-ajalt ja nende puhul siis on ka see, et kui on ikkagi suurem tegemine, toimetamine sealt täiesti algusest lõpuni näiteks, siis ta võib-olla vajabki seda kergelt luisu pealt ülekäimist ja siis saab edasi toimetada. Et muidugi, kui me võtame siin mingisugused superterased, näiteks see Benchmade, millega alustasid. Jah, et näiteks siin on see S90V, eks ole, et sellega see üldse oli 63 või 4 oli see HRC. Just, eks ole. Põhimõtteliselt teda kivi peal polegi mõtet teritada, ta tahab teemaplaati. Jah, või lintli teritajat, jah. Et muidugi, temaga sa kas teed näiteks ühe looma algusest lõpuni ära või siis ongi see, et sa teed ka kaks ära, aga ja siis lähed alles selle teritamise juurde, eks ole. Et jah, sealt tulevad need väiksed erinevused sisse. Aga muidugi, kui see jällegi niisugust superterast nagu ajada taga ja nagu ka see 3V, mis meil siin on näiteks, või siis näiteks Elmax, eks ole, et nad hoiavad tera väga hästi, eks ole, aga kui ikkagi nad nüriks lähevad, siis nad tuleb ikkagi siis korralikult ka ära teritada, eks ole. Ja nendele nugadele muidugi ei ole mõtet vist läheneda nagu selle luisuga, mille sa ostad hinnaga 2,50 kuskilt tööriista poest. Jah, võiks ikkagi teemateritaja kaasas olla, või siis kaheteraline, et ühelt poolt on ta siis peenem ja teiselt poolt jämedam, eks ole, et annad selle, kui ta juba hakkab nagu selliseks valgust tagasi peegeldama, et on näha, et ta on hästi pihta saanud, et lükkad selle ilusti maha ja käid veel peenega üle, et jah, et see nugade teritamine on jälle omaette teema. Aga ütleme jah, niisuguste pehmemate Soome puukote puhul on täitsa tavaline nähtus, et kuskil poole tegemise pealt mehed käivad tervitavad selle noa ära ja siis jätkavad. Ja nende siis, ütleme jah, nende kallimate või siis superteraste puhul seal on ikkagi jah, et sa saad küll lõpuni tehtud, aga siis vaata omale ka teritaja, sest et siin paaril tuttaval on olnud ka Fälgnivenid, näiteks siin on siis ka üks, mis ta oli meil? Taiga Forester, jah. Taiga Forester 2. Et poeteritusega nad on olnud väga rahul.
ja toimetanud ja möllanud ja küll on natuke virisenud, et tera on natukene paks, aga tegelikult saab sellega ka hakkama. Ja kui nuga on nüridaks läinud, siis nad ütlevad, et nad ei saa seda nuga teravaks ja kehva nuga ja raske teritada ja aga... see, kes müüs selle noa, tal oli üldse üks tõbras ja nii edasi. Jah, just, et igavesti kehv nuga, eks ole, nuga teravaks ei saa. Et tegelikult siis ikkagi tuleb seda teritajat nüüd vaadata, et kas siis lindi peale minna või siis teemantid või vesiluisud, et teeb väikest seal õlle kõrvale noa teritamist, siis võtab vesiluisu ja pühendab oma õhtu nugade teritamisele. Väga huvitav tegelikult, jah. Aga ma isegi mõtlen praegu, see valdkond on minu jaoks täpselt niisugune, et ma pean piinlikuks tunnistama, et kuna ma teemat ei valda absoluutselt, et siis kohe ei oskagi nagu midagi tarka küsida niimoodi. No võib-olla noa konstruktsiooni koha pealt ka, eks ole, et kui matkajatel ja siis nendel sõjarditel ja ellujääjatel on oluline ja bushcrafteritel, et see full tang oleks see nuga. Siis tegelikult jahinuga ei pea olema full tang. Ta ei saa selliseid koormuseid. Jah, et tema ülesanne on seal nahka võtta, midagi läbi lõigata, eks ole, et midagi avada, et ütleme niisugust tõsist jõuga murdmist, lõikamist ei ole. Et näiteks siin ongi see vasakus käes mul olev nuga, see on siis selle rotisaba rooduga, eks ole, et siit keskelt läheb siis niisugune peenikene metallitriip välja siia taha ja siin teises käes mul on nuga, kus on see rood võib-olla ulatub kuskil siia poolde noa siis käepidemesse ja ta on liimiga siia sisse ära uputatud. Ja, mingi epoksiidliim. Et ta on siia sisse torgatud, ära lastud ära, siis kuivada, kivistuda ja ongi kõik, eks ole, et jahinoaks ja toidu valmistamiseks on maa ja ilm. Aga jah, kui minna nüüd näiteks siis kas siis metsadega bushcrafti asju viljelema või woodcrafti või survalismi tegema, et seal võib suht kiiresti ta siit ära murda või lahti murda sellest käepidemest ja oledki heast noast ilma. Ilusast ka mõt. Ja ilusast ka veel. Et selle koha pealt jah, et jahinuga ei pea olema ilmtingimata full tang ja nii edasi, et seal seda murdmistööd tuleb vähem ette. Aga jah, nagu me täna teada saime, me siin enne vaatasime mingite nugade hindasid, siis noa hinnad on päris tugevalt viimastel aastatel kerkinud, et kui see sama nuga, mitu aastat tagasi seda ostsid? Ma pakun äkki 2019 umbes. 2019 ehk siis 6 aastat tagasi. Poes said ta 120 euroga, täna me vaatasime, on 260 eurot. Täpselt, et vau, mis juhtus? Et ka näiteks see ahti vist maksis ka mingi 60 või 80 eurot, et palju ta nüüd maksab, ma ei oska pakkuda. Aga tõenäoliselt on ka võib-olla seal kuskil 100 tuuris juba. Et see on viimastel aegadel ütleme niisugune 40 kuni 120 eurot on nugadele juurde tulnud. Aga jah, paljus on tulnud juurde just sellele, et kas need pulbermetallid, superterased on ise läinud kallimaks. Et ega tootmine on ikka enam-vähem sama hinnaga jäänud. Jah, ma ise arvan, et üks asi, mis selle hinnatõusu taga võib-olla on ka see, et nõudlus on suurenenud tegelikult. Et rahva seas on tõusnud teatavas mõttes nugade nišis mingi teadlikkus. Kui ma vaatan, mis küsimusi inimesed minu käest küsivad, siis ma võiks seda oletada üsna julgelt. Aga lähme selle jahinoa ja jahi nii-öelda teema juurde, nende seosete juurde tagasi, et mul tuli vahepeal üks küsimus, et kui tähtis on jahinoa puhul see, et milline on käepideme materjal, sest ta puutub ju kokku sõna otseses mõttes sita ja verega. Rasva ka minu loogika ütleb seda, et puit võib midagi enda sisse imeda, mitte imeda, vaid nii-öelda see tungib puidu sisse jääb.
Kummi puhul ma väidan, et seda ei juhtu ja need kaasaegsed komposiitmaterjalid nende puhul ka ei juhtu. Omab see üldse tähtsust või on need puitkäepidemed täna kuidagi teistsugused? Ma tean, et on olemas nüüd see nii-öelda stabiliseeritud puidud erinevad, mis on omamoodi huvitav protsess, kus puit ju kuivatatakse vaakumi sees umbes 150 kraadi juures, siis seal vaakumi sees imetakse talle sisse mingisugune sõna otseses mõttes posla-masla, mis sisaldab isegi kaktuse mahla ja nii edasi ja sisuliselt ta muudab selle puidu nagu oleks põhimõtteliselt nagu plastmass mõnes mõttes või nagu muudab niimoodi, et täidab ära nagu ta millegiga. Ütleme, pigem see materjali valik ei olegi nagu nii tähtis kui see, et kui ütleme, ongi käsi on must, et käsi paratamatult saab mustaks seal toimetades, siis ta ei muutuks libedaks. Et ta võiks ollagi, ütleme, et käsi on rasvane või nii edasi, eks ole, et ta võiks ikkagi olla, ütleme, kindlalt käes, et ta ei ole libe. Et see sama näiteks siin üks Park River, eks ole, et tema on meil siis mikartast, eks ole, et jällegi käsi on siis märg või rasvane, siis see materjal võib muutuda käe vahel siis libedaks, et ta ei ole mõnus töötada, eks ole, et samas kui niimoodi puhta käega võtad, siis ta on nagu kindlalt käes, et ta ei lähe siin libedaks. Et selle koha pealt jah, võib-olla võiks vaadata. Jah, näiteks välgnivel, eks ole, see kummist käepide, eks ole, ka siuke sakiline või mummuline, eks ole. Ta ikka korraga mustriga, eks ole. Jah, et ütleme, käsi on kalalimane või siis rasvaga koos, eks ole, et ta ikkagi püsib käes, et ta ei muutu siukeseks vastikuks, et ta tahab käest ära libiseda ja teda raske kontrollida, et võib-olla jah, seda külge võiks nagu vaadata, aga see, et kas ta nüüd on jah, võib-olla kas mingit kartast, kummist või puidust, eks ole, et lihtsalt see, et ta ära ei libiseks ja et mis nagu veel mõned mehed siin on vahest ära märkinud, näitame seda nagu uuesti, et sellel ei ole seda sõrmekaitset siin. Ja et just kardetakse seda, et sõrm läheb vastu, et lõikad omale sisse või käsi ära libiseb, või siis seda sõrmelohku näiteks. Jah, siin ju ka ei ole kaitset, aga siin on lohk. Täpselt. Et seal jah, ütleme siis erinevaid kontseptsioone on nagu tehtud, eks ole, et siin on ka, et siuke suurem lohk on tehtud, eks ole, lisaks siin veel siis väike kaitse, eks ole. Taiga Forest, mis on üdine jahinuga minu teada, siis seal on ka see lohuteed mindud. Vaatame seda ka veel uuesti siis. Jah, siin on ka lohk, eks ole, et ja väike punn ees, et sõrm võiks nagu kinni jääda siia taha ja tal võiks olla kindlalt käes. Ja siis muidugi jah, igasuguseid kondistamisnugasid ja tehakse ka igasuguste erinevate siukeste käepideme kujudega, eks ole, et mis on siuksed kaariad ja nii edasi, et ka see veel ka see, et siin on ka jälle siuke suur sõrmekaitse on ees, et ta võiks olla. Kas ma oletan nagu õieti spekuleerin, et kaarias nuga on võib-olla nahastamisel päris hea? Jaa, sest ju nahastamisel see käe asend ju ongi sul kuidagi niimoodi, eks ole, et kas ta käib siis nüüd ülevalt alla, eks ole, kui ta ripub või ta maas, eks ole, et siis jah. See on selle noa pikkusega on üldse ju selline asi, et ma saan aru, et sul on ju vaja seal põdral kõri lõigata ja sul on vaja urruauk välja lõigata ka. Et siis nagu ma kujutan ette, et sinna urruaugu juurde ei saa väga lühikese noaga minna, sest muidu sa pead sinna niimoodi poole käega sisse sukelduma talle. Jah, et hoiadki siit noa tagumisest otsast kinni ja siis püüad selle ringi peale saada, eks ole, et sellisel juhul ongi, et tuleb nüüd see pikem nuga tuleb mängu, eks ole, et kus ongi sul seda maad, millega sealt siis toimetada, eks ole, et jah, et see, ütleme jah, suuruluki jahis võiks olla ikkagi suurem nuga ja väikeuluki jahis võib olla täitsa vabalt lühem nuga, eks ole. Ja see lühem nuga võib ka täitsa vabalt ju olla ka nahastamiseks.
et ütleme siis need tahti lõikamised ja soolte laskmised, sa teed selle pikema teraga ja pärast siis, kui on see naha võtmine, siis sa võtadki nahastamiseks eraldi noa. Ja see võibki ollagi sul täitsa vabad siuke lühem tera ja kaarja kujuga, eks ole, et täitsa miks mitte. Okay. Et oled siuke noanohik, noahuviline, siis kannadki 3 piitenuga kaasas. Et mingisugused toimetused siis teiste nugadega. Ma küsiks nüüd veel ühe väga olulise küsimuse, siin hakkame ilmselt lõpusirgele jõudma. Kas mul jäi midagi olulist küsimata? Mida sa ise veel nagu tahaksid öelda nagu selle teema kontekstis? Selle teema kontekstis võib ka seda öelda näiteks, et vahest mõni nuga, mis puitu ei lõikab näiteks jahinuaks sobib väga hästi. Tema lihtsalt see teritusprofiil võib-olla on selline, et puitu ta ei taha kui ühestki otsast võtta, eks ole, et võib-olla mingiks matkanuaks ta ei kõlba, aga jällegi jahinuaks kõlbab väga hästi. Ja siis on ka, et kui te mingisuguse, noa ostmine on ka pooleldi siuke emotsiooni ost, eks ole, et ta peab mulle meeldima, eks ole, et kas siis see käepideve värv, eks ole, et või ma tean, et osad mehed tahavadki, et kas oleks kollane või siis siuke orants käepide, eks ole, et kui selle noa toetad kuhugi kännu peale, sambla peale või nii edasi, eks ole, et siis sa leiad ta ülesse, et hakkab silma, et võib-olla siuke roheline või pruun, et see nuga läheb kaotsi. Ta sulandub keskkonda, jah. Et võiks vaadata, nüüd ma ütlen, et võiks vaadata seda teramaterjali, et võib-olla võtta kõvema HRC-ga, püsib kauem terav ja siis võib vaadata siis ka siis profiili, et kas see noa profiil sulle meeldib, sobib, istub ja kui saad seal värvidega ka mängida, siis võib-olla leiad oma ka lemmikvärvi üles. Et kas sa tahad just siukest kaske, tahad sa siukest musta kummi või sul pole täiesti üldse vahet, et sul on ongi oluline see tera ja tera kuju, eks ole, et millega sa hakkad toimetama. Okay. Või juba toimetad. Jah. Selles mõttes täitsa huvitav, nagu minu jaoks nagu ka endale praegu nagu siukene hariv kuulamine, et ma ju nagu ei valdanud seda valdkonda ja ma ei tea, kas ma nüüd sinu jutu peale vaevalt, et ma nüüd kohe jahimeheks hakkaksin, aga huvitav, hea on teada, et selles mõttes nagu ma hea meelega õpin ka asju, mida mul ei pruugi elus vaja minna. Sest teinekord on lihtsalt seltskonnas hea laiata, et ma olen maru erudeeritud ja avaldada nii-öelda muljet ja saada odavat populaarsust. Jah, saad sõna sekka öelda. Ja jätan endast nagu sellise hea mulje vähemalt. See on ju väärtus oma. Ja ma ei tea, mis siin nugade kohta võiks alati öelda seda ka, et alati tuleb osta see kõige kallim selleks, et teised ei arvaks, et sa vaene oled. jah. Sest sa juba ostsid uue hiiluksi ja uue püsi, uue optika ja kõik need 10 000 sihikud said ostetud, siis ei pruugigi. Siis on imelik minna mingisuguse mooranoaga. Jah, täpselt. Ehitusnoaga. Aga jah, kuigi ka ehitusnoaga käivad mehed ja täitsa saavad hakkama, et selles suhtes, et kui sul see nuga on, siis õpi teda kasutama ja kui sa leiad, et nüüd on aeg sellest pehmest metallist minna kõvema metalli peale ja sa tahad, et see tera kauem vastu peaks, et siis üks võimalus on jah, et ära lõika pikikarva, kus on pori ja liiv, vaid proovi siis saltpoolt seda nahka läbi lõige teha või siis vaatadki omale noa, mis hoiabki kauem teravust. See oli nagu selles mõttes väga hästi öeldud, et ma arvan, et see meie diskussiooni, vestluse, mõttevahetus võiski siin selle lausega lõpetajad. Ära lõika pikki karva. Sest seal võib olla pori. Just, et see on nagu loovale ilus lõpp, õpetlik. No nii, kuule, aitäh sulle. Aitäh kutsumast. Ja, teine kordki. Kui enne mina ei kuule, siis järgmine kord.